Tantsumeditatsiooni minnes võttis meid vastu küünaldest särav ja diskosaalile omane valgusmäng. Tunnistame, et olime hetkega lummatud, aga ka segaduses, sest ei saanud aru, kuhu me siis õigupoolest sattunud olime. Tantsumeditatsioon on, eks ta ikka lähtub sellest õpetajast ja õpetaja kogemusest. Kuna ma olen tantsujoogaga tegelenud päris pikalt, siis lihtsalt panen kokku tunde järgi, et just arendada seda spontaalsust. Et kui meditatsioon, me oleme harjunud mõtlema, et meditatsioon on midagi hästi sügavate sissepoole, või siis ashtanga joogas, siis lõpuks jõudakse samadhisse, kus sa näed oma hinge, ülihinge. Siis tantsumeditatsioon on jah, pigem nagu neid momente on, kus me nagu rahustame üksteist maha ja võib-olla laulame, mimisime või teeme sellise võib-olla isegi vaikuse. Aga ta on ikkagi rohkem selline maailmatunnetus ja iseenda leidmine läbi muusika ja läbi keha liikumise. Kaasatud on ikka alati see mentaalne, erinevate kultuuride liikumised ja seal võitluskunstidest, tai chi, qigong, joogad, eks ju, ashtanga jooga või hatha jooga täpsemalt siis võimlemisharjutused. Pluss rahvatantsud, pluss asjad, mis sind endast üllatavad. See on hästi spontaanne ühisolemine ühisruumis, kus meie, kes me ennast võib-olla sisemist ei tunneta veel nii hästi. Kui me ütleme sõna hing, siis kõik või vaimsus, aga mis on see vaim ja mis on hing, et kui ta niimoodi kätte saada, siis me kasutame seda, oleme selles kehalises kontseptsioonis hästi tugevalt. Ja läbi keha üritame jõuda siis oma hingeni, läbi muusika, läbi rütmide, läbi keha, läbi ühisväljas, ühise kerekord on ka väga tähtis. Me tekib selle mõnus, üksteist usaldama, hakkame rohkem avama ennast, kaovad nagu piirid ära. Sellised nõnda nimetatud kompleksid ja need katki olemused, et kuidas ma oma keha liigutan, sest see sõna nagu professionaalsus absoluutselt ei toimi siin. Igaüks liigutab ennast, kuidas ta tahab tegelikult, et lasta seda vaba vormi, et kuidas ma siis mul on see lemmikvärss on üks munk ütles ka kunagi mulle, et mida teeb inimene, kui ta armastab, ta laulab ja tantsib, et see on hinge sümptom. Aga me oleme lapsed, kes mängivad kodu, et kodu veel võib-olla päris ei ole kasvanud, aga me lõpuks tuleb see hetk, juba ühe meditatsiooni, kus sa saad nagu täiesti nagu vau, ma lendan, tantsin, teisele saan silma vaadata sügavalt, rõõmu aspektid, sügavad momendid, kõikide elementide kontakt, tänu esivanematele, Jumalale, kõik aspektid, haldjad, inglid, mis iganes, me käime läbi ja tunnetame sellist ühisloomeruumi. Tekib selline ekstaas või selline lapsemeelsus, mida me tegelikult avalikus ruumis me varjame, sest see on okei. Muidu vaadatakse eks ju. Aga siis just see lapsemeelsus, et hingelt me oleme tegelikult hästi lapsemeelsed ja lihtsad, sest me kaotame see side kaob ära, et kuna väljas pead hästi ratsionaalne olema, siis seest tunned nagu ei ole entusiasmi elada, kaob selline rõõm ja entusiasm ära, sest sul ei ole nagu seda kuskil väljendada. See on üks tähtsamaid aspekte, et me kunagi väliselt ei saa täiskasvanuks. Me sisemiselt on hästi lapsemeelsed, meil on vaja seiklust, dünaamikat, üllatusi, pidevalt muutlikku, sellist headuse, armastuse nagu kuningriiki. Aga kui sellest räägitakse, siis see paistab selline New Age olema, et selline et selline sentimentaalsus. Ei, sentimentaalsus rajaneb tegelikult teadmistele, need on väga sügavad teadmised tegelikult, mis joogas antakse, kuidas keha koosneb, energiakeskused, eks ju, keha liikumised, keha asendid ja isegi vanades tantsudes, kõik see on hästi tegelikult ka teaduslik või kvantfüüsiline või mis iganes. Et ta ei ole sentimentaalne, aga lõplik eesmärk on jah, et kui sa oled lihtne ja sul on kultiveeritud need lihtsad head omadused nagu headus, tänulikkus, omakorda püüdmatus, kaastunne, kõik see empaatia, kui sa neid kultiveerid läbi selle tantsu, meditatsiooni, siis sa jõuad tagasi. Ma ei tea, kas päris sinna hingeni jõuad, see pidi hästi kõrge tase olema, et sa päris teadvustad oma svarupat, algset hinge. Aga sa jõuad nii lähedale, need kihid natuke, sa saad selle väikse kogemuse, selle oleku, selle loomuliku oleku ja sa saad seda jagada lähedastega ja nii edasi ja seda ringi suurendada, siis tekib ka julgus, et ma olen juba kohati panen ka üle võlli, et mõnikord ma nagu olengi selline juba nagu rahva inimene, ma tunnen, mul nagu piir ei ole, aga tegelikult kultuur on, et sa pead ikka tunnetama teise, sa alati olla hurraa, eks mõnel ei ole hurraa tuju, mõnel on oma ruumi tuju on, eks, et sa neid asju hakkad ka tunnetama. Aga see tekitab sellises ühisväljas, et ei ole enam võõras, et isegi putukad, loomad, linnud, kõik on üks nagu pere, et see ei ole enam lihtsalt sentiment. Sa hakkad seda tunnetama ja sa saad selle kontakti, sest kõike läbib nagu ülihing ja püha vaim nagu, et loodus on teadlik, ta on tõesti teadlik, kõik on elus, midagi ei ole staatiliselt nagu surnud nagu, kõik vibreerib ja elu on igal pool nagu. Ja seda üksteiselt tunnetada, ise otsida ja siis seda laiendada seda ringi, et algus on nagu eneseteadvustamine, siis lähedaste teadvustamine, siis seda empaatiat laiendad ja siis muutub see terviku tunne, et tõstad oma teadvust. Et on kaks välja, üks väli on see, kodu, töö, lapsed, pood, eks ju, kõik need asjad, see on selline
horisontaalne liikumine elu, eks see on okei. Aga kui me oma teadust ei tõsta, siis milleks on hea muusika ja tants, eks meditatsioon, kui ma nagu seda ei avarda, ma teadust ei tõsta, siis tekib see sama tühi tunne. Sest küsimus on, miks maailma kuulsamad inimesed, ilusamad inimesed, rikkamad inimesed ja tugevamad inimesed teevad ikka enesetappe ja on hästi õnnetud, kui me vaatame kollases ajakirjanduses, sest hinge see toitu. Ja hing saabki läbi muusika, meditatsiooni, läbi alandlikkuse, läbi sellise hea inimlike omaduste kultiveerimise, saab selle kätte tagasi või leiab selle. Me kõik oleme erinevad, seda me juba teame, nii emotsionaalselt, suhtlemise oskuste poolest, tagasihoidlikkuse või ka liigse impulsiivsuse tõttu, kes on õnnelik, kes skeptiline, kes üliusaldav ja kes ka väga kahtlev. Ehk teisisõnu, ühte tantsumeditatsiooni satuvad kokku väga erinevad osalejad. Kui kiiresti ja kergesti aga avanetakse ja ühisest toimingust rõõmu hakatakse tundma. Tegelikult, kes juba tuleb, see on juba päris kõva sammu teinud. Ta juba tuleb, ta nagu tegelikult psühholoogiliselt nagu valmis seda kaasa tagema mängu, et selles mõttes ei ole kunagi, ma ei ole tundnud, et raske on. On küll, et kui on inimesed, siis ma vaatan, et üks on võib-olla avaneb kiiremini, üks vähem, aga see ei olegi nagu eesmärk, et kiiresti kõike avada. Tähtsin, et kõik tunneks ennast hästi. Ennast mugavalt. Mõni ongi nagu rohkem introvert, ta tahabki nagu rahulikumalt, siis ega ma ei lähe teda pushima, et nüüd on sinu soolonumber, et nüüd hüppa ringi keskele tantsi või nagu ei ole mõtet šokeerida, et me oleme nagu nii erinevad, jumal tänatud, et me oleme kõik nii erinevad. Aga alati on nii hästi õnnestunud see, et see on nagu iseendale nagu üllatus. Et kui sa oled nagu, see ei õnnestu alati, nii hästi, see ei ole nagu kerge, selles mõttes ei ole kerge, et mida rääkida on kerge, et armastus ja tulete, tantsime aga sa pead tegelikult tõesti nagu anduma, sa pead nagu avama ennast, sa pead olema nagu õiges sellises alandlikus meeleolus, et sul lubatakse läbi sinnu, kui sa nagu uhkeks lähed, siis juhtuvad ka täna võib-olla mõni uhke püksid läksid katki tagant, eks läks kõrvatud, vahetasid püksid ära, võib-olla ma kuskil peenel, see on hästi peen töö, et sa peena tasemel võib-olla, kui sa teed häid asju ja ilusad noored tüdrukud tantsid, sa mõtled, et päris hästi panen, siis läksid püksid kohe katki, eks ju. Et nagu saatus kohe näitab, et see loodus on hästi nagu selline armulik, et ka selles tantsu käigus tegelikult me areneme ja puhastume, nagu kuidas siis olla niimoodi, et see ahankar, see valeego. Ego on okei, aga see valeego, see samastamine, mina kontrollin, mina eksploteerin, mina olen kihv treener, ma tantsin, vaadake, tehke minu järgi, et need ka ära kaoks kõik. Näiteks treeneril on kogu aeg pidev töö sellega, et see oleks nagu alandlik inimene, vaata, kui süda ei ole puhas, kui sind juba järgitakse ja keegi on vaimustuses sinust, siis tekib jälle peenel tasandil see uhkus nagu. Selleks on spetsiaalsed mantrad ja värsid, sellega kogu aeg, mina loomin kõik, ma kogu aeg näen vaeva tööd, et nagu, et sa oled antennikene, et ära nüüd nagu arva. Või siis kohe loodus või keegi provotseerib sind või kohe tekib mingi heas mõttes jama nagu. Et need energiat kõik siin, kui sa koos tantsid, need hakkavad tekkima. Et see puhastusprotsess läheb kohe käima. Inimesed tulid kokku, tekib egekoor, väli, me oleme hästi erinevate meeleoludega. Sellepärast me läbime ka hästi erinevad meeleolud muusikas, erinevad kultuure. Täna oli natuke šamanistlik, selline indiaani värk, eks ju, vanade eestlaste värk. Natuke oli joogat ka, natuke India asju. Et erinevad kultuurid kõik ajavad sama rida, aga samale nad on hästi erinevad. Et inimtüpaasid või siis psühholoogia kujund inimesest, siis psüühika on hästi erinev. Nagu nii me jääme kõik erinevaks, ei ole isegi samas religioonis ühtegi sama inimest, samas joogas või samas tantsugrupis. Aga ühisväli, need üldreeglid on täpselt samad. Kõik tahavad tantsida, kõik tahavad laulda. Et mul meeldib ka see, et iga samm on tants, iga sõna on laul. Olete märganud, et kui sa oled armunud, siis sa räägid ka, et Mariellekene, tule istu siia. Või kui sul on hea tuju, siis kuidagi nagu, see ei käi nagu niimoodi. See on hea tuju. Kohe keha hakkab tantsima ja hääl ja kõik sõna, see kultuur tähendabki seda, et inimene tegelikult kultuurne, et isegi ta räägib nagu lauldes hästi ilusti kõigi suhtes. Seda ilu aspekt on kõige võimsam. Kõikidest aspektidest. Kui me vaatame ilu, jõud, rikkus, kuulsus ja loobumuslikkus, siis ilu võitab kõik ära. Et kogeda läbi selle tantsu ja meditatsiooni ilu, sest ilu nagu siis kaovad kõik piirid ära. Kui kaua üks tantsumeditatsioon võtab aega, et sellest täit rõõmu tunda ja ka kasu saada? Kuskil 1,5 tundi, kui on selline intensiivne rännak, kus läbime kõiki neid momente. Aga tegelikult eksisteerib veel vabavorm, mida me täna ei käsitlenud, see peab kindlasti olema. Vabavorm on niimoodi, et teeka mul ongi niimoodi üles ehitatud, et alguses on nagu workshopid niimoodi, kus me nagu rahuneme maha ja tunneme üksteist ja hakkame koduselt tundma, et me oleme üks mõnus tiim, eks ju. Ja siis pärast on nagu vabas vormis pannakse muusikasse, inimene tantsib muusikasse, kuidas ta tahab. Et see osa on ka väga tähtis. Et ei pea kogu aeg, et nüüd te nii ja nüüd laulame seda, et inimene tahab lihtsalt nagu omamoodi muusikasse
ja sellepärast, et TK-s on hästi naljakas või siis selle tantsumeditatsioonis, et kui me teeme seda vaba vormi, siis on see veel kõige huvitavam, sest inimene, kui ta juba nagu saab vabaks kuhugi maani ja kui see musa tuleb, siis ta hakkab igasugused koorustükke tegema, mõni heidab pikali, mõni hakkab paaris midagi tegema, mõni hakkab laulma, et need avaldumised hästi imelikud alguses, kui ma vaatan, kui ma seda etnoteekat või tantsumeditatsiooni hakkasin tegema, sest diskol sa ei näe niimoodi, et kui sa lähed ööklubisse, kus on hästi lahe, inimesed tahavad ka lõdvestada seal tantsida, see muusikavärk, eks ju, siis seal ei näe, et keegi, vahest keegi võib-olla liiga palju on võtnud, siis ta hakkab imelikke asju tegema, aga seal nagu ei näe sellist mitmekesisust, et keegi on staatikas, keegi üldse näiteks, mul on ka tantsupidud, keegi tahab istuda lihtsalt nagu kuulata. Ei pea tõmblema kogu aeg, sisemised tantsid. Et see mitmekesisus ja siis keegi vaata sind ka, et oled imelik või kõik need piirid kaod ära. Missuguseid imesid või ka ülestunnistusi on Aarne Lauri oma tantsumeditatsioonis osalejatelt peale tunde kuulnud, kuidas trennijärgselt käitutakse? Ma ei teadnud, keegi päris ratastolist pole püsti saanud. See on midagi hea reklaam, et Aarne Lauri tantsumeditatsioonid, et me teame, et tants ravib ja elurõõm ja kõik seda on ju mõõdetud isegi kvantfüüsikas ja kõikide aparaatidega, et mis tähendab siis selline vitaalne muusika, hea muusika ja liikumise siis tulem, mis see tulem on. Seda on juba ammu, aga ma pean mõtlema, igaüks tuleb niimoodi, sosistab kõrva ja ütleb, mõned ütlevad, mõned ei ütle, mulle tule ühtegi sellist välk superiteed. Inimesed on nagu lapsed pärast, nad on hästi vaimustunud ja see ongi isegi pärast tavalist joogatrenni, kui sa tunned inimesed nagu lapsed, neil on nagu eufoorias. See eufooria, see on see tunnusmärk, et läks korda nagu. Siis kõik on nagu, kõik juba, saad aru, see pidu saab läbi, kõik nagu nüüd on vaja ennast kontrollida, eks autorooli istuda, vaja nagu jälle minna sellesse maailma, aga kõik nagu veel säravad. See eufooria, see ongi sümptom. Tavaliselt on igal treeningul ja ka teraapial paika pandud teatud arv kordi, mille järgselt siis tulevad püsivad tulemused. Mitu korda aga peaks tantsumeditatsiooni harrastama, et suuta elust rõõmu tunda ja ka masendust vältida? Jah, et see järjepidevus on jõud. Et hästi huvitav elus üldse, et seal on tehtud igast mõõtmised 40 korda teed ja isegi kuni tennisini välja, et palju töötundi tuleb tennis teha, et profiks saada, et kõik need on mõõdetud tänapäeval. Ja tantsimisega on ka, et üldiselt öeldakse, et 40 korda tuleb teha asja, et siis see muutub nagu juba harjumuseks, mõistus harjub ära, et see mentaal võtab ta nagu siis vastu, et siis nagu, muidu mõistus on rahutu. Aga õnneks tantsumeditatsioon on ta mitmekesine, ta ei kunagi kordu. Ja võimalikult tihti tuleks tantsida, liigutada ennast, teha kunste, sest inimene joonistab, laulmine, tantsimine, ma nagu ei piiritleks seda. Loomingulisus, mis me ikka loome, eks ju, me lihtsalt vahendame, meil on väiksed valikuvabadused, aga me kasutame ikkagi seda loomeenergiat, siis kaob see vananemise protsess, keskiakriisid, igasugused sellised depressioonid kaovad ära, kui sa osaled loomeprotsessis ilusas mingis sellises asjade loomises. Et see tähendab, kui ilusti sa tantsid või kirjutad või laulad, tähtis, sa teed seda, sa osaled selles ilusas loome pidevalt muutuvas dünaamilises armastuse protsessis. Et sinna nagu julged sisse tulla. Ja seda tuleb nagu kogu aeg teha. See ei pea võib-olla, et sa pead iga päev 3 tundi higistama ja tantsumeditatsiooni tegema, hüppama, kargama, aga näiteks ma ikkagi soovitan küll iga päev muusikasse ennast liigutada. Kas see siis tähendab lihtsalt mingid aastanad, mingid harjutused, sa paned nagu hea muusika ja liigutad keha kaasa nagu mis iganes, kas kõik lihasegrupid või kõõlused, liigesed lihtsalt läbi, et sa liigutad keha muusikasse. Et see, kuna me oleme nii kehas kinni, siis see välismaailm, mis meile pakub neid üllatusi, neid nõndanimetatud asju, mida me ole tellinud, kui sa kehaga õpid nagu muusikasse liigutada, midagi ilusat tegema, siis automaatselt, kuna keha ei valeta, siis automaatselt sa oskad, sa muutud dünaamiliseks ka selle välismaailma igasuguste üllatuste suhtes. Aru, et sa oled nagu kehaga oskad liigutada ja tuleb väljast, hopp, sul on suur nina, su nina ei meeldi mulle. Ja see nagu esimene reaktsioon on närvikaba kohe, mida ta endast mõtleb, missugused on ta kõrvad. Vaata ise oma kõrvu, sul on nagu esimene närvi, siis sa oled juba tugev, ei, ta on lihtsalt armastuse puudus. Ta lihtsalt hüüab seda, armasta mind. Lihtsalt inimene, kõik need väljast need asjad tulevad läbi elus olete isiklikus plaanis tähendab seda, et nad vajavad armastuse puudus. Ja teises plaanis see on õppetund meile, sest me oleme kuskil midagi natuke kedagi solvanud peenel kujul, see on need karmaseadust. Et süsteem on hästi lihtne selles mõttes. Et lihtsalt võta see aeg, pane muusika peale või istud staatiliselt või natuke liigutad muusika ja sinu keha. Mediteeri, sest inimese teadus on kehas laiali. Lihtsalt mediteeri sellele heale tundele kehasse, siis mine edasi headele mõtetele, mis ma rääksin, omaduste tänulikkus näiteks, keera tänulikkuse volüümi peale.
tänulikkus. Wow, ma hingan. Wow, mis seltskond on siin. Ma istun tooli peal, mul on ruum. Väga lihtsate asjadega nagu lapsemeelselt, nagu me tundsime vaata väiksepest, meil on praegu hullud plaanid, et kui need üles, me oleme nii pettunud. Kogu aeg antakse niivõrd palju kingitusi peale. Iga hetk võib keerata sisema seda tänulikkuse nuppu peale. Lõpuks oled sa duši all ka niimoodi ekstaasis. Issand, see on jumala pai. No see paistab sentimentaalne, aga sisemiselt me oleme sentimentaalsed väiksed lapsed.